Tere kõigile Delfi erisaate kuulajatele. Eile toimus Hiltoni hotellis Eesti Olümpiakomitee täiskogu, kus valiti EOK-le uus president järgmiseks 2,5 aastaks. Valituks osutus Eerik Teigamägi, kes alistas Even Tuudebergi häältega 79-32. Millise presidendi me saime ning mida Eesti spordi uuelt juhilt ootame, seda arutame täna koos 2023. aasta EOK teenetemärgi laureaadi Jaan Martinsoniga. Mina olen Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste. Tere, Jaan! Tere! Sai naljatades eile öeldud, et sina said teenetemärgi varem kui Allar Levandi. No ütleme niimoodi, et neid teenetemärke jagatakse, nagu ma olen saanud EOK-st aru, kindla süsteemi kohaselt ja tavaliselt antakse märk ka mõnele ajakirjanikule ja siis minust paremad ajakirjanikud olid kõik enne juba neid märgid kätte saanud ja siis jõudis kätte minu kord ja praegu on lihtsalt, ma arvan, et sina, Gunnar, oled veel liiga noor selle märgi jaoks, aga küll sa ka ühel hetkel selle endale rinda saad riputada. Ei, ma väga uhke tunne seda märki saades ja muidugi nali oli see, et ma olen ikkagi ütleme seda EOK-d siin kirunud ja küll ja veel ja siis ütlesingi, et näed, et vähemalt aus mäng, et nad ei hakka nagu niisugust kriitikut tõrjuma. Aga mis presidenti puutub, siis minu meelest EOK sai just täpselt selle õige presidendi praegusel hetkel, Eerik Teigamäe. Et inimese, kes tunneb sporti, ta tahab olla president. Et kui Even Tuudeberg, eks ju, esialgu lavale astus, siis ta ütles niimoodi, et mul paluti tulla ja ega ma väga tahtnudki ja kõik nii. Eerik Teigamägi on tegelikult kogu aeg liikunud selle EOK presidendi ameti suunas. Kuigi ta ise võib natuke midagi muud öelda, eks, aga ta kandideeris ju ka 1,5 aastat tagasi ja selles mõttes hästi huvitav kuju, et ta on tõesti, kindlasti ei saa öelda, et ta on kõige suurem spordiarmastaja või temasuguseid on kindlasti teisigi veel, aga ta tahab olla spordi sees ja spordile hästi palju anda. 19 aastat juhtis ta ju Eesti Kergejõustikuliitu, nüüd jätkab juhatuses, ta on ka Euroopa Kergejõustikuliidus tegev ja nüüd siis EOK president, et ühesõnaga ta saab endast anda maksimumi ja ta on selle üle õnnelik ja ta on rõõmus ja ta on rahul. Ja ta teab, ta oskab sporti juhtida ja praegu sellest nii-öelda keerulisest olukorrast ma arvan, et ta toob EOK selle 2,5 aastaga, mida ei ole palju, aga toob ta välja. Eile, kui see suur intervjuuring seal pärast täiskogu istungit toimus, siis ma mõtlesin, et küsiks sellise küsimus, et miks sa nüüd valituks osutusid mitte 2 aastat tagasi, aga ma tõmbasin ennast tagasi selle mõttega, et 2 aastat tagasi, ehk siis 2024 oktoober, oli olukord mõnevõrra teine. Me olime seisus, kus võib-olla Urmas Sõõrumaast oli natukene kopp ees, tahtsime natukene mingit teistsugust juhtimist. Eerik Teigamägi oma senist nendest debattides, mis tolles ajahetkes peeti, ei eristunud nii palju Urmas Sõõrumaast, et sealt silma paista ja taheti mingit muutust ja selget muutust ju Kersti Kaljulaid pakkus. Kas sa leiad samuti, et aeg ei olnud Eerik Teigamäe jaoks sobiv aastal 2024 ja nüüd oli? Jah, ma olen sellega nõus ja kui oleks presidendi koha pärast võidelnud Sõõrumaa ja Teigamägi, oleks ma arvan, et Teigamägi võitnud, aga muidugi Kersti Kaljulaidi väga jõuline nii-öelda töö selle ameti nimel oli üks ja teine oli tõesti, et spordirahvas tõesti, ühesõnaga, ütleme niimoodi, et see EOK ja spordi juhtimine on tegelikult olnud pärast Tiit Nuudi aega
kes tõmbas nagu nii-öelda mootori korralikult käima, on olnud üsnagi konservatiivne ja nagu seisev vesi, eks ka kõik need järgnevad presidendid, võib-olla Neinar Seli tõi natukene värskemat õhku, aga tema tembeldati siis kriminaalkurjategijaks ja kõik. Ega siin ongi, see presidendi ülesanne suuresti on ju, ta seal kuskil valitsuskabinettidest siin-seal ka natukene jalutab ringi, ajab juttu, aga põhimõtteliselt on tema ikkagi suur ülesanne lilli kätte anda. Sellepärast töö teevad ära kontor ja tippspordikomisjon ja veel mõningad komisjonid, mis tegelikult hakkasid nüüd Kaljulaidi ajal väga korralikult ja hästi tööle. Ja oli ka väga tugev täitevkomitee, et minu meelest oleks täitevkomitee võinud jääda, see on punkt A, aga punkt B on ka see, et praegusel täitevkomiteel pole ka mitte midagi viga. Ja kui tuli Kaljulaid, siis ta hakkas kogu seda süsteemi muutma, seisvat vett, mitte natukene loksutama, aga tegi seal korraliku ja paraja tormi, kusjuures tegelikult ega ta ei uurinud ju väga täpselt välja ka, et mida see spordirahvas sellest kõigest arvab ja see saigi talle saatuslikuks. Piltlikult öeldes hüppas vanni nii, et vesi tuli üle ääre. Just täpselt. Ja mis nüüd siis, kui oli Teigamägi versus Tuudeberg, siis Tuudeberg oli ka liiga innovatiivne Eesti spordirahva jaoks. Ja ka see on probleem. Kusjuures tema ideed on ju, ja seda on ka mitmed väljaanded, mitmed kommentaatorid öelnud, et on tegelikult väga head. Et kui ta suudaks need ellu viia, siis meie sport õitseks, aga selleks läheks umbes 10-20 aastat aega. Lugesin täna hommikul järgi Postimehe otseblogi. Seal Ott Järvele ütleb väga selgelt välja, et Tuudebergi kõnes oli tunda Neinar Seli, Jaanus Kriiski ja Erki Noole käekirja. Seda kindlasti, aga ütleme niimoodi, et Tuudeberg, ta on ikkagi paraku algaja ja ta ei jaga seda kandideerimise süsteemi nii, nagu ta peaks jagama, nagu ta siin ühes intervjuus ütles, et ma sain kohe aru, et kõik mäng on juba ette ära otsustatud, eks. Tegelikult see päris niimoodi ei olnud, probleem oli ikkagi selles, et tema esimesed sõnumid olid küll niimoodi, et umbes Teigamägi võidab 113-0, eks ju. Aga siis muutus ta jutt kogu aeg aina asjalikumaks. Aga kus ta tegi suure vea oli see, et oma väga hea kõne luges ta maha just sellel valimiste päeval. Mis oligi väga hea kõne? Oligi väga hea kõne ja 15 minutit enne seda, kui minnakse hääletama. Nii, seesama kõne tegelikult tekstina oleks pidanud vähemalt 2 nädalat varem. Ilmuma Delfis, Postimehes, Õhtulehes? Igal pool, absoluutselt. Kusjuures koos täiendustega. Sest praegu tal on tõesti, mõned ideed on utoopilised, aga tehtavad. Ja tegelikult ma tahaksin oleksin tahtnud selles nii-öelda programmis näha, kuidas me jõuame selleni ja kuidas me hakkame ellu viima. Vaat seal on üks probleem on see, nagu ma eile ütlesin ka ja vist panin kirja ka, et kui meil oleks spordiministeerium, kus on 100 inimest tööl, ei ole probleemi. Sul on osakonnad, annad lihtsalt ülesande kätte ja nüüd tehke. Aga EOK on ju pisike kontoora. Alla 10 inimese, keda me võime nimepidi nimetada siin, Asko, Merle, Merili, me teame neid kõiki ja Eesti rahvas teab neid kõiki. Jah, ja tegelikult igal ühel ongi juba omad ülesanded, millega nad teevad. Martti Raju on tippspordi direktor, juht, mis iganes, ma ei teagi, mis ta nimetus on, ja tema tegelebki selle nii-öelda nende tippsportlastega, kes lähevad olümpiamängudele ja tagab neile tingimused, tal on tööd juba olnud. Okei, ta võib väikse killukese juurde võtta, aga vastavalt siis tähendab nii-öelda oma erialale ja see on kõik.
ega me ei saa ju kommunikatsioonispetsialisti panna tegema mingisuguseid nii-öelda hakkama, et ta hakkaks looma seda superinternaatkooli kuhugi Otepääle. Selleks, see on hoopis või kutsuma välissportlasi just täpselt. Ja teine asi on see, et ega asepresidendid ja täitevkomitee, ega nad on ju ka nii-öelda vabatahtlikult tulnud ja jah, nad võivad teha, aga nad ei tee seda täiega. Põhitööna. Aga 113-0 siiski ei võitnud, aga nad ennustasite Mehed ei nuta saates ka, et 2 korda rohkem teenib Erich Teigamägi hääli Even Tuudebergist ja nii ka läks, isegi rohkem kui 2 korda. Ja nimelt siis 79-32, millest see number sinu arvates räägib? Ei, aga see number räägibki sellest, et Erich Teigamägi oli ühesõnaga, spordirahvas oli pähe võtnud kõik, valime Erich Teigamäe. Ja jällegi, nagu ma ütlen, kui oleks see 2 nädalat varem Tuudeberg oma programmiga välja tulnud, siis oleksid saanud ka juhatused natukene mõelda, et kuidas me käitme, jällegi, Tuudebergi kogenematus on see, et valimistele tulevad ju alaliidud, spordiühendused ja kõik need ja neil on ju nii-öelda juhatuse poolt antud volitus hääletada selle või teise poolt. Et nad ei saa seal, et kuule, väga vinge kõne, kuule, nüüd me valime tema, ei, neil on kõik ette antud ja see on üks asi ja teine asi on ju see, et need spordiinimesed nägid ära, et kui me hakkame tegema suurt revolutsiooni, siis ei tule sellest midagi välja. Laseme rahulikult nüüd sellel veel seal tiigis tasaseks jääda ja siis vaatame edasi. Ehk siin on nüüd 2,5 aastat on Teigamäel aega, kõik see, need mullistused, mis nüüd tekkisid, korda seada ja selles mõttes on ka väga hea, ega Teigamäe suhtes on ka väga paljud on skeptilised, et ta ei ole see, keda kõik spordiinimesed palavalt arvastaksid. Neil on ka vastukäimisi ja teatud seltskonnaga ta ei saa väga läbi ja kõik nii. Ja nad olid ka võib-olla skeptilised, et kuidas see Teigamägi suudab seal EOK eesotsas olla, sellepärast ju tahetigi need valimised lükata sügisesse, et äkki me leiame tema kõrvale ka tugeva kandidaadi, eks. Aga me oleks lihtsalt kaotanud mitu kuud. Ja edasi jauranud sel teemal lihtsalt. Ja täpselt. Ja nii ongi. Aga nüüd ma arvan, et 2,5 aasta pärast kui Teigamägi suudab ennast tõestada korraliku hea EOK presidendina, mõtlevad ka skeptikud ümber ja võt siis võibki tulla niimoodi, et ei tulegi talle kandidaati. Täpselt nagu on Mart Siimanni puhul ja oli ka Urmas Sõõrumaa puhul ehk, et valimised olidki ainult ühe kandidaadiga ja tegelikult seda ma loodan, et see tähendaks, et Teigamägi on teinud head tööd ja spordirahvas on rahul. Aga mis see hea töö tähendab? Mida me ootame järgmisest 2 ja tegelikult natukene vähem kui 1,5 aastast? Me kuulsime ühte konkreetset lubadust või eesmärki. See oli see, et kasum ei tohi olla miinusmärgiga. Ja nii palju, kui mina tema kõnest ja vastustest aru sain, peab tulema see nii-öelda EOK ürituste korraldamise eelarve arvelt ja ka selle arvelt, et me vaatame turundusstrateegia üle, kuidas me partneritega suhtleme, mida me partneritele pakume, mida me vastu saame ja kõik see. Aga mida veel? Üks, mille ta kindlasti lubas üle vaadata ja vaatab ka üle ja ma arvan, et pöörab tagasi, on siis see Team Estonia noortesüsteem, kus enne oli ju see, et noorsportlane ta ütles, et ta ei hakka midagi tagasi pöörama. Aga ta mainis, et seal on mõned nüansid, mis talle ei istu. Küll ta pöörab, tähendab ühesõnaga, ta võib selle süsteemi uueks teha, aga see ei saa olla niimoodi, et see raha ei lähe sportlasele, vaid alaliitu ja alaliit
ei anna seda raha sportlasele. See raha võib tõesti minna alaliitu, aga siis peab tal olema tärn juures, et vähemalt see osa sellest rahast läheb sportlasele otse pangakontole ja see osa tema treeninglaagrite ja tema võistlusreiside jaoks. Et no see on minu arvamuseks. Järgmine asi, mis kindlasti muutub, on see, et kogu see Team Estonia, ka need A, B ja C kategooriad saavad veidi paindlikumaks. Võt see on nüüd üks asi ka, mis tegelikult tuleks ümber teha. Et seal on liiga palju ebavõrdsust ja lihtsalt mõnedel sportlastel ongi aastas ainult üks võimalus olümpiaalal seda kategooriat välja võistelda, juhtub sel hetkel olema vigastatud, on ju, ja siis on meil laskesuusatajad, kellel on igal aastal EM ja MM või olümpia, eks, ja igal on 6 distantsi, eks, et neil on ju tõesti arutu hulk võimalusi. Aga kas seda süsteemi lõpuni üldse võrdseks saab teha? Need erandid ja need just, et MM on 2 aasta tagant, mõnel on 1 aasta tagant, mõnel on iga paari kuu tagant võimalus neid asju täita. Kas seda üldse saab võrdseks teha? Jaa, selles mõttes, et me ei pea vaatama Exceli tabeli järgi tulemust, vaid me peame vaatama potentsiaali ja mitte ainult tiitlivõistlusi. Mitte ainult tiitlivõistlusi, vaid me peame vaatama MK-sarja võitu võiks ka midagi anda. Absoluutselt, ja isegi me ei räägi seda MK-sarja võitu, vaid me räägime ka kõrgeid kohti kuskil esikümnes järjepidevalt ja jätkuvalt. Ühesõnaga, et see sportlane peab maailma areenil kinnitama ja tõestama, et ta on võimeline tulema esikümnes. Ärme võta neid olümpiamedaleid esialgu, aga just see, et olümpial esikümnesse tulek, mis tähendab, et mõnikord võib ka jõuda sealt medalini, eks. See tähendab ka päris olulist kärbet sellest Team Estonia nimekirjas? No ma ei ole kindel, tähendab ühesõnaga, igaüks, kes on võitnud tiitlivõistluste medali EM-il või MM-il, eks, A ja B kategooria sportlased, nemad on niikuinii kõvad, nemad on sellega juba tõestanud, et nad on esikümneks võimelised. Seal on C-kategooriast on, et võib-olla juurde tulijaid ja teine asi on see, et ikkagi rohkem leida neid potentsiaalseid noori. Praegu meil on 11 noort, kes saavad siis 1000 eurot kuus, neid võiks olla rohkem ja võtta ära näiteks need piirangud, et kandideerida saab ühelt alalt ainult 3 sportlast, nagu ma seal tõin artiklis välja, et siis kui see süsteem paika pandi, et näiteks kergejõustikus, kui ma ei eksi, oli selles vanuses oli juba 7 oma vanuserühma tiitli medalisti. Ja kuidas sa nüüd sealt 3 välja panid? Ühte olulist asja tahaks veel puudutada, see on EOK põhikiri. Rääkisin eile peale seda sündmust Kristjan Kolliga ja olen avaldamas ka peagi artiklit sel teemal. Kristjan Koll on siis Eesti Suusaliidu tegevjuht, kes kuulus ka täitevkomiteesse Kirsti Kaljulaidi valitsemise ajal ja juhtis põhikirja komisjoni. Ja nemad jõudsid oma 1,5-aastase töö jooksul järeldusele, et see põhikiri ei vasta olümpiahartale. Seda me teadsime tegelikult ka varem, aga nemad siis jõudsid järeldused, selleks tuleb hakata kärpima mitte olümpiaalade liikmete võimu, mida iganes see ka tähendab, kas nende väljaviskamist või nende ümbersõnastamist, mõtestamist EOK liikmeskonnas, aga nad jõudsid siis selle mõtteni, et tuleb viia vastavusse olümpiahartaga. Ma küsisin, et aga miks me siis seni oleme saanud liugu lasta ja selle hartaga vastuolus olla, siis ta ütles, et elus saab kõike teha, aga päeva lõpuks on oluline, et jätkusuutlik
organisatsioon toetaks seda, mida tehakse ja struktuur oleks kooskõlas kehtivate reglementide ja muude asjadega. Ühesõnaga, tuleb vastavusse viia olümpiahartaga ja Eesti MTÜ-de seadusega. Kas Teigamägi jätkab seda tööd? No ma arvan, et ta peab jätkama, jah. Et ma olen ka Kolliga ju rääkinud. Et seal on see, et rahvusvaheline olümpiakomitee vaatab tsipa viltu juba meie peale, et enne seda, et las tema olla. Sest seal on üks väga selge punkt, et olümpiahartas on see, et olümpiamänge puudutavaid otsuseid peavad tegema olümpiaalade inimesed. Kas see otsus on ka näiteks EOK presidendi valimine? Ma arvan, et ei. Aga juba eelarve, Team Estonia, kõik need teemad? No kõigepealt me peame üldse rääkima, et kes seal Team Estoniasse kuulama, et seal on see on tegelikult hästi valus küsimus. Et me räägime ju ainult olümpiaaladest, eks ju. Aga samas meil on ju ka teisi väga tugevaid sportlasi, kes on tegelikult on tõrjutud ja võtta kas või see, et Team Estonia noortesüsteem, need 11, kes välja valiti, seal oli kohe juhendis kandideerida saavad ainult olümpiaalade sportlased. Et see on nüüd praegusel hetkel minu jaoks lahendamatu küsimus. Ma nii palju täpsustan, et olümpiaalad peavad olema enamuses nendes hääletustes. Jaa, aga kuidas nad on siiamaani on ROK olnud sellega nõus põhjusel, et need olümpiamänge puudutavad otsused teeb täitevkomitee, kus on tõesti enamus. Olümpiaalade atleete, sportlasi, tegelasi. Nii. Aga järgmine küsimus on pallimängud. Ja kui me vaatame praegu, Teigamägi sai minu meelest ühed parimad asepresidendid, kes üldse Eestist võtta on. Nad on kõik spordijuhid. Loeme need ette ka siis. Priit Sarapuu, Anne Rei, Leho Haldna ja kes see meil Tõnu Tõniste, kes hakkab siis tippspordikomisjoni. Just, ja nad on kõik spordijuhid. Ja nagu ma lugesin ka intervjuudest ja kuulsin siit-sealt, et nad on valmis ka oma aega teatud määral ohverdama selleks, et EOK-s seda tööd teha. Et tegelikult siin on siiski natukene aga kohe ma ütlen, et EOK eelarve ei ole kindlasti nii suur, et ta saaks pallimänge ja mitte olümpiaalade sportlasi ja olümpiaalade sportlasi kõiki kohelda võrdselt. Raha ei ole lihtsalt nii palju. Ja võt nüüd ongi küsimus, et see on läbirääkimised riigiga. Kuidas me teeme, mida me teeme, mil määral me neid pallimänge, sportmänge rahastame aga see peab olema täiesti eraldi eelarve. See ei saa olla ühes potis, eks. Et see on ääretult keeruline ja keeruline asi ja teine asi on ikkagi see, et mitte olümpiaalade sportlasi, kes teevad tõesti tegusid ja kes paeluvad Eesti publikute, et seal tuleks ikka tõsiselt mõelda, et kuivõrd palju neid toetada. Tegelikult on ju võtmekoht ikkagi selles, riigi raha, see summa X jääb summaks X, võib-olla muutub veel väiksemaks, aga võtmekoht on ikkagi see, kui palju suudab Eerik Teigamägi muuta Eesti spordimainet, et meil hakkaks tulema rohkem eraraha. Muide, ma mõtlesin selle peale eile õhtul ja täna hommikul ka ja tegelikult seal on tegelikult tuleks sellest võib-olla tõesti rääkida, kirjutada natukene rohkem, et siin on probleemid. Probleem on selles,
see firma, kes tuleks toetama Eesti sporti, ütleme mingisuguse suurema rahasummaga, ütleme 500 000 aastas, eks ju. Mis tähendab Eesti sporti toetama? Kas EOK-vat toetama või mingi kindlat spordiala? Ei, stopp. Siin ongi nagu see probleem. Kui ta tahab mingit kindlat spordiala toetada, siis mingu sinna spordiala liitu ja toetagu, eks ju. Ja siin ongi probleem, ühesõnaga, nagu me räägime, et miks EOK ei too nagu lisaraha eraettevõtjatelt ja kõik nii. Aga mida ta vastu pakub? Ütleme niimoodi, et kui Bigbank annab 1 miljoni võrkpallivõistkonnale, siis on võrkpallivõistkonna nimi Bigbank, rinna peal on Bigbank, kogu aeg räägitakse Bigbank ja see Bigbank saab midagi tagasi. Aga see ei saa ju olla EOK kaldkriips Bigbank. Ta on lihtsalt EOK ja samaseks ütleme niimoodi, et kõik Team Estonia liikmed kleebivad endale, võime selle nii-öelda nagu üldsärgile panna see, eks, et kus on praegu Team Estonia logo ja paneme sinna alla Bigbanki näiteks. Aga see on ka kõik, sellepärast et võistlustel nad ei saa selle Bigbankiga võistelda, sest seal on täiesti eraldi reeglid igal spordialal, võtame suusatamises, sul on kindel arv reklaame, mis sul vormil peab olema ja need on oma sponsorid kõik, et see ei mahu mitte kuhu. Ja siis ongi niimoodi, et see Bigbank jääb nagu varju ja järgmine, see on küsimus. Et mul tuli ka siin mõte, et üks võimalus on see, et kaasata neid sponsorid projektipõhiselt, ehk siis olümpiamängudeks valmistumisel. Näiteks Los Angelese Eesti olümpiatiimi toetavad Amserv, Bigbank ja mis iganes, eks. Mis pidi ju minu sportlasega juhtuma tegelikult, et igale olümpiale tuleb oma suur sponsor, siin ühte toetab Alexela, teist toetab Rimi, kolmandat toetab mingi kolmas firma, aga see lõpuks Kersti Kaljulaidi all ei hakanud tööle. No ega ta ei hakkagi tööle. Ta minu meelest ei hakka, see peab ikkagi olema, tähendab, ta peab olema näiteks Team Estonia noortetiimi, toetab Alexela. Kõik teavad, et see on see näiteks aga neil peavad ka olema need mingid eesmärgid. See võiks tegelikult töötada, et me loome 2 aastat enne olümpiamängude algust, 2,5 aastat enne olümpiamängude algust, selle olümpiatiimi ja toome sinna 3-4, isegi 3 tugevat sponsorit. Ja see raha, mida nad siis EOK-le toovad, need lähevadki just nendele nii-öelda olümpiasportlastele tingimuste tagamiseks. Ja selle pealt me vabastame mujalt natukene seda raha. Nii võiks töötada, aga muide, seal oli ju veel, Tiit Nuudi tegi ju väga tugeva programmi, mäletate, sa olid vist nii noor äkki. Ilmselt oli noor. Jah. Aga räägi. Seal oli ju niimoodi, et olid siis riik toetas olümpiakomiteed hästi napilt, hästi vähe, tähendab ühesõnaga, seal oli tõesti, et elus püsida oli vaja raha. Ja loodi kuldsponsorite ja hõbesponsorite programm. Kusjuures kuldsponsorid, nagu ma mäletan, võis vist olla ainult 5, mitte rohkem. Ja hind oli 1 miljon Eesti krooni, mis oli toona ikka tõsine summa. Ja hõbesponsor oli kas 300 000 või 500 000, mis iganes. Ja sealt tõesti korrati väga korralik raha endale tasku, aga probleem oli selles, et olümpiakomitee suur sponsor lõpetas nende sportlaste toetamise, keda ta oli enne toetanud ja üks ujuja oli väga konkreetne näide. Ta oli aastaid juba selle firmaga koostööd teinud ja kõik nii. Ühel hetkel öeldi, nii, me oleme nüüd EOK kuldsponsor ja mine küsin raha nendelt. Me anname selle summa, aga me anname EOK-le, mine küsi neilt.
et see on nagu teine probleem. Mina ütlen, et väga tugevalt peavad jalad kõhu alt välja võtma ka sportlased ise ja vaatame üle, kui nähtavad nad sotsmeedias on ja mida nad seal sotsmeedias teevad. Ja kui nad veel midagi ei tee, oleks viimane aeg tegema hakata ja õppida selgeks, mis on need tänapäeva sotsmeedia trendid, mida ootab sinult sponsor, mida ootab sinult EOK, mida ootab sinu alaliit ja ma räägin siin lausa iga korvpallimeeskonna ja jalgpallimeeskonna liikme eraldi sportlaste oma kontost, sest sa võid rebida kangi väga tugevasti ja tõsta seda kõrgele üles ja seal kangil võib olla väga palju kilosid. Aga kui sa seda oma Instagramis ja Facebookis ei näita, siis mitte keegi ei tea, et sa seda teed. Jaa, ei, ma olen täiesti sinuga nõus ja siin ju siis, kui meil see Minu sportlane platvorm nagu esile kerkis ja kõik ja siis ma tõin ju mitu näidet, et haarata tuleb kogukonda. Et see oli see rannavõrkpalli kogukond, haarati sedavõrd, et kus kohas Kiilis või kus kohas nad tegid selle Luigele tegid võimsa sisehalli ja kõike ajasid sealt ikka 10 000 eurosid, aga kust see raha tuli? See raha ei tulnud ei minult, ei sinult, aga ta tuli nendelt võrkpallifanaatikutelt, keda on tegelikult Eestimaa täis. Või siis võtta see sama, mis ta eesnimi oli, see noor kettaite Iir, kes sinna, tal oli vaja 2000 eurot selleks, et teha uus heitering kodu juurde, sest ketas hakkas juba nii kaugele lendama, et maandus tiiki. Ja 3 päevaga oli raha koos. Ja ainult sotsiaalmeedias andis teada, eks, ja hoobilt hakati seda jagama just nende kettaitjate, kuulitõukajate ringkondades ja no ütleme niimoodi, et endisi sportlasi, kellel on natuke seda raha taskus ka, neid on küll ja veel. Ja nad tulid ka appi poisile, et äge vend ja tulemust on ka, no seal on muidugi tulemust vaja. Ma toon väga kurva näite. Katrin Lehist tuli Euroopa meistriks taaskord vehklemises eile õhtul. Tema minusportlane.ee projekti lehel, tal on eesmärk 12 000 saada, ta on seda 1. jaanuarist selle lehe järgi kogunud ja tal on koos 296 eurot. Karel Tilga 203. Need on esimesed sportlased, kes sellel platvormi üldse lansseeriti. Jaa, aga see asi ei tööta, ma ju kirjutasingi ja sain piki päid selle eest ja sõimata eest ja takka ja kõik nii, aga ma ütlesin, see ei tööta. See Minu sportlane peab olema kogu aeg pildil. Ja üks on tõesti, et need Katrina Lehised, Karel Tilgad, kõik nad peavad jagama seda, kuule, tule toeta mind, näitama milleks. Näitama, et ma tahan seda uut mõõka või ma tahan paremat hotellituba, et puhata välja ennast kullamatsiks. Ja ei, absoluutselt, seda tööd tuleb kuidagi, enese presenteerimist tuleb teha ja ütleme niimoodi, et eks Vehklemisliit on ju pisike ja vaene ja kõik, aga eile, kui Katrina Lehist tuli Euroopa meistriks, oleks koodid peaksid rippuma juba LED-ekraanidel tänavatel. Toeta Katrina Lehist. Jah, aga see on üks asi. Teine asi on see, nagu tehakse, muide, paljud aga suuremad alaliidud, võtta kas või ujumine, kes on väga head tööd teinud ajakirjanike ja üldsuse valgustamisel. Et see oleks pidanud, matš lõppes, finaal autasustamine oli nõks enne kella 12 Eesti aja järgi. Aga eelneval kokkuleppel oleks kas enne seda, seal oli aega küll, või vahetult pärast seda, kiire intervjuu, kas või mõned laused ja mõned emotsioonid ja kõik see, ja vot see nüüd paisata nii sotsiaalmeediasse kui ka meediasse. Et muidugi. Nii, ja vaata, kui tänuväärselt töötab ujumisliit. Nüüd Eneli Jefimova läks Ameerikasse võistlustele. Ja alustab kohe ka oma podcasti muuses. Jah,
reklaamid on juba Facebookis väljas. No vot, aga sealt tuli kohe teade, et läheb seda, eesmärk see, Jefimova rääkis seda, teist, kolmandat, et see võistlus on nii, nüüd ujus esimese distantsi ära, suur pikk korralik artikkel tuli mitte Facebookis, aga meili kaudu meile kõik, kus olid Jefimova sõnad, laused, ajad, värgid, särgid, kõik ja mis nii. Minu sportlase tulemustel on, alates 30. oktoobrist on kogunud raha, eesmärk on 15 000, tal on koos 3900. No, raha on oluliselt rohkem, aga jällegi, kui me räägime presidendist, siis ühesõnaga, et sealt peab keegi hakkama neid sportlasi aitama. Et see, et me, millal sa oled käinud seal Minu sportlane leheküljel? No ma ikka paari nädala tagant käin. Ja EOK kaitseks ka, et ma tean, et nad aitavad ka. Et nad tegelevad sellega, aga lihtsalt sportlased peavad ise tahtma ka. Ja järgmine asi on, alaliidud peavad ka aitama. Sellepärast, et kui sportlane saab nii-öelda sponsoritelt raha, siis see vabastab ka alaliitu natukene oma panusest, vähemalt annab alaliidule ka hingerahu, eks. Aga üks asi, mida Teigamägi peab ka nüüd 2,5 aasta jooksul kindlasti ära tegema, on see treenerite atesteerimine, koolitus ja kõik need litsentsid ja kõik seal tuleb ka ikkagi teha korrektiive, sellepärast et ma ei räägi üldse Tõnis Sildaru juhtumist, eks. Et kui ta ei ole, nagu Teigamägi intervjuus ütles, et kui ta ei ole treener, see on EOK reeglid on sellised, tema kandideerida ei saa, rahvas võib ta parimaks valida, see on nende õiguseks. Ja, aga ikkagi, rahvas valib, aga sellega, et teda ei saa nimetada parimaks treeneriks, sisuliselt, või näeb EOK, annab sisuliselt signaali, et rahva hääl te olete mitte keegi. Ei, tead, vaat siin ongi see, et kui sul on seadus, kui sul on reeglid, siis nendest ei saa ju üle minna. Ja, aga lahendus on see, et ta suudab Tõnis Sildaru veenda paberit tegema. Just, täpselt. Tähendab, see peab olema mõlemapoolne. See ei saa olla niimoodi, et Tõnis Sildaru lihtsalt istub, keerutab pöidlaid ja ootab, et millal talle see Kristjan kaenasse pannakse. Et tema peaks olema ka huvitatud ja tegelikult see annab ju ka alale maiku juurde, kui ta on parim treener ja on seal kuskil laval ja võtab selle autasu vastu ja kõik nii. Aga küsimus on selles, et minu meelest ei ole õige, et olümpiamedalisti treener, kui ta teeb ära praegu need eksamid, saab 3. kategooria ehk abitreeneriks. Vaat, see on nüüd üks süsteem, mis tuleks ümber vaadata. Ja muide, eile ju räägiti ka ja sellega tuldi kaasa ka, et need 20-aastase staažiga treenerid ei peaks iga 4 aasta tagant kinnitama. Ja seal toodi näide, et ühest lugupeetud treenerist, kes saab kohe 80+, just. Et peaks siis põhimõtteliselt kepiga minema oma eksamit tegema uuesti. No just, ja tegelikult ma olen ka ju nende treeneritega rääkinud, et seda on ka kirjutatud, eks. Et sisuliselt see, et kui sa tahad oma seda kategooriat, järgmist kategooriat, kui sa tahad taotleda, siis jah. Sellepärast, et seal sul peavadki olema nagu teadmised suuremad rohkem. Nii. Aga kuidas sa lahendad siis olukorra, kus ütleme need spordieetika reeglid või üldse see teadmine sellest valdkonnas, need ju uuenevad ajas pidevalt. Iga kuu tuleb mingi uus nüanss, mida peab arvestama, kuidas sa nendele vanadele treenerite selle selgeks teed ja kontrollid, et nad said selle selgeks? Ma ei ole, tähendab, see on üks võimalus on see, et see ei pea olema nagu üleüldine nagu riiklik aplaava, vaid seda võib teha ka alaliit, eks see on esimene asi. Aga teine asi on see, et teavitada neid treenerid ja teine asi on ju see, et ta ei pea ju tegema, ta ju maksab oma taskust. See 80+ on pensionär, peab oma pensionist maksma ja see ei ole sugugi odav, vähemalt pensionäri jaoks mitte. Et piisab sellest, et
et saata talle materjalid, internetti ta, ma arvan, ikka oskab kasutada, eks. Nii, et registreerib ära, loeb läbi, all on võib-olla mõni küsimustik, eks ju, umbes valikvastustega küsimustik ja siis paneb punkti ja send, olen tutvunud selle programmiga, kõik nii, saadab ära, asi tehtud. Et see ei ole keeruline. Jällegi, me ajame siin täielikult pläma selles mõttes, et ega me tegelikult ei tea sellest asjast midagi, aga me lihtsalt arvame, et kuidagi asi võiks olla lihtsam. Ja järgmine asi, mille järgi meil antakse 8. kategooriat ehk eliittreenerit. Ja kui Helen Nelis Naukas ei ole 8. kategooria treener, kui ta on 45 tiitlivõistluste erinevates vanuseklassides tema õpilased on toonud, kes siis veel peaks olema eliittreener? Ja kusjuures ta on treenerite liidu esinaine ka, et seda kohta ta väärib, aga näed, eliittreeneri nimetust ei vääri ja seal on veel, veel persoone ja veel küsimusi. Nõndaks, eile siis anti teenetemärgid ka, loeme kiirelt ka need ette ja teeme sügava kummarduse ja aplausi kõigile EOK teenetemärgi saajatele: Aivar Tuulberg, Allar Levandi, Magnus Kirt, Merike Õun, Tõnis Teesalu ja postuumselt sai teenetemärgiga Jaan Tults. Jaan Tults oleks tegelikult selle teenetemärgi pidanud saama 10 aastat tagasi, sest ta on meie püha lehma looja ju ja no aga kui sa oled võtnud seisukoha, et iga aasta saab teatud arv, siis kuskilt sa pead mingi valiku tegema, eks? No jah. Võib-olla sina oleks pidanud ka 5 aastat tagasi saama. Aga said 3 aastat tagasi. Ütleme niimoodi, et 5 aastat tagasi ma ei olnud veel EOK-d nii palju tümitanud. Aga Allar Levandi ütles seal koridoris hästi, et nüüd sa saad, et ta nüüd vaatas ka lõpuks passi ja sai aru, et vist pannakse riiulile ära ilusti. Ei, tegelikult loomulikult ei panda, sest Allar Levandi on kõbus ja ikkagi Eesti spordile veel vajalik toetaja ja kaasamõtleja. Ja Teigamäega pärast omavahel vahetasime, õnnitasin teda, vahetasime paar sõna ja ütlesin, et nüüd sa oled siis see, keda Martinson teinekord silitab ja teinekord ei silita. Palju sa talle nüüd annad seda töörahu? Ta tahtis pool aastat, ma ütlesin, nii palju ei saa. Pakkusin välja 2 kuud, ta ütles, et täitevkomitee tuleb kokku nüüd alles augustis ja siis leppisime kokku, et septembri alguses võtame tehtud tööd kokku, aga vahepeal, eks ma helistan ja uurin ka, mida ta on vahepeal teinud, millised on ideed, kas ta tahab neid presenteerida, ma ei tea, aga vähemalt me oleme siiamaani suutnud omavahel väga hästi läbi saada, kuigi meil on ikkagi olnud ka kemplusi, aga 2 mõistlikku inimest saavad hakkama, nii et septembris ma siis teen kokkuvõtte esimesest paarist kuust. Aga teeme nii ja see kord oli erisaade selline, järgmine kord võib-olla mõnel muul teemal, aga kindlasti jõuab ka sporti veel sellesse erisaate formaati. Aitäh, Jaan! Olge head! Aitäh kuulajatele!